tere! Kui eelmises tüüpülesandes küsiti sinu käest, kas funktsioon läbib seda punkti, siis siin selles tüüpülesandes on sul öeldud, et see funktsioon läbib seda punkti B, aga sul on sellel funktsioonil puudu kordaja A. Ja sellisel juhul, kui ma hakkan seda lahendama, siis ma ka jälle kirjutan endale selle algse funktsiooni valemi kuju välja. Et see, mis mul on antud. Nii. Ja siis ma kirjutan välja ka selle punkti B, mille koordinaadid siis on -3, 450. Nii. Ja kui ma tahan nüüd seda A-d leida, siis ma asendan nii X-i kui Y asemele selle -3 ja 450. Ehk siis ma saan Y asemele panen 450 ja X asemele panen -3. Nii, ma võtan -3 ruutu ja siis ma pean korrutama selle A-ga, sest ma tean, et kahe tähe vahel on alati korrutamismärk. Kui ma võtan -3 ruutu, siis see on 9. Ehk järelikult mul 450 võrdub A korda 9. Nüüd tüüpiliselt me ei pane tehed kirja niimoodi, et täht on eespool ja arv on tagapool. Ehk tüüpiline lahendus on see, et 450 võrdub 9A-d. Kui sa suudad, siis sa võid selle eelmise rea vahele jätta, et sa võid kohe vahetad need kohad ära. Aga selle vahetama pead, sest kui on sellisel kujul see, siis õpilased kipuvad seda 9 siin üksipäini teisele poole viima võrdluses. Ja seda ei ole võimalik võrrandis niimoodi teha. Nüüd ma näen, et mul see A-ga liige on siinpool ja arv on eespool. Tegelikult peaks olema vastupidi, ehk nüüd ma saan rakendada võrrandi seda omadust, et ma vahetan pooled ära. Ja kuna mul A ees on 9, siis ma jagan selle võrrandi 9-ga läbi. 45 jagatud 9-ga on 5 ja kui ma panen 0 lõppu, siis ma saan, et A on 50. Ehk siis järelikult minu funktsioon on Y võrdub 50 X ruudus. Ehk sellisel tüüpülesandel, kus su käest tahetakse mingisugust kordajat, sa asendad nii X-i kui Y asemele arvud, saad võrrandi ja lahendad selle ära. Head harjutamist sulle!